Tere hommikust! Kell on 10 saanud ja alustame Tööinspektsiooni infohommikuga. Tänaseks teemaks on renditöö ja räägime, mis täpsemalt on renditöö ja mida tähendab kolmepoolne töösuhe. Ja räägime ka tööandja teavitamiskohustusest renditöö puhul ning renditöötajate tervisekontrollist, töötervishoiust ja tööohutusest. Ja infohommiku viivad läbi Tööinspektsiooni nõustamisjurist Kalev Laul ja töökeskkonna konsultant Piret Kaljula. Korraldusliku poolest tänase infohommiku salvestame ja paneme järelvaatamiseks Tööinspektsiooni kanalitele, et seepärast on osalejate mikrofonid ja kaamerad välja lülitatud. Küsimused palun kirjutage chati, et nendele siis vastame esitluste vaheajal ja siis ka lõpus, nii kuidas küsimusi tuleb. Aga siis soovin kõigile huvitavat kuulamist ja annan sõna Kalevile. Tere hommikust või tere päevast, et kellel kui palju neid ärkveloleku tunde juba täna siin kogunenud on. Igatahes on väga meeldiv, et nüüd järgmise tunni või natukene rohkem, et vaatame, kui palju meil siin selle jutuga aega läheb, kui kas tekib ka mõni küsimus, et nüüd siis selle järgmised hetked olete valmis ühendama renditöö teoreetilistele aspektidele. Ja alustamegi siis kohe sellest, et mis see renditöö siis on. Et kui tavaline töösuhe on töötaja, tööandja, nende vahel on tööleping, on selline klassikaline, on teada, et mis on töötaja kohustused, millised on tööandja kohustused, milline see leping on, siis nüüd renditöösuhte puhul on 3 osapoolt, et siia lisandub veel kasutajaettevõte ja tekib siis ka veel juurde võlaõiguslik leping kasutajaettevõtte ja tööandja, keda siis nimetame rendileandjaks vahel. Ja siin nüüd tekivadki sellised natukene keerulisemad momendid, et millised on kasutajaettevõtte kohustused, millised on tööandja kohustused, kelle poole näiteks töötaja peab pöörduma mingisuguste muredega, kes saavad töötajale anda korraldusi ja natukene nüüd seda vaatamegi. Et tööandjal on selline üldine kohustus nagu ikkagi töösuhtes, et anda tööd ja maksta töötasu. Kui nüüd kasutajaettevõttest rääkida, siis töötaja saab nõuda sellist sobivat töökeskkonda siis kasutajaettevõtte käest. Nüüd kasutajaettevõte, et ta ei pruugi olla ainult Eestis, ta võib olla ka mõnes teises ettevõttes, et kui on Eesti tööandja rendileandja, saadab töötaja kuhugi välismaale, siis võib töötaja olla ka lähetatud töötaja ja seda siis vaatame ka täna veel, et mis see lähetatud töötajatega kaasa toob ja millised tingimused siis seal on. Millest me täna ei räägi, on nüüd platvormitöö. Et kui me vaatame näiteks seda GoWorkabiti keskkonda, mis pakub selliseid tööampse töötajatele, siis nemad ise defineerivad ennast kui kommunikatsiooniplatvormina, nad viivad kokku siis tööandja ja töötaja, et seal ei ole tegemist sellise renditöösuhtega, olemuslikult ta väga palju sarnaneb sellele, aga kuigi ta on hetkel ikkagi selline hall ala ja nad ise väidavad näiteks, et see tööandja ja töötaja siis sõlmivad omavahel sellise suulise võlaõigusliku lepingu, et seal ei olegi töölepingut, et kuigi see GoWorkabiti siis see portaal või keskkond, et registreerib selle töötaja töötamise registris ja maksab sellele töötajale töötasu, aga nad ütlevad, et seal ühtegi lepingut vahel ei ole. Nii et järgnevalt siis vaatame puhtalt seda renditöösuhet, kus siis on 3 osapoolt. Ja kuidas siis seda renditööd nüüd ära tunda?
Siin on nüüd töösuhe siis renditöötaja ja rendiagentuuri ehk siis tööandja vahel. Renditöötaja, siis rendiettevõtte poolt suunatakse tööle kasutajaettevõttesse. Ja see töötamine toimub siis kasutajaettevõtte juhtimise ja kontrolli all. Nüüd neid tööülesandeid, kes siis annab, võib olla nii kasutajaettevõte kui võib olla ka rendiettevõte. Ja võib juhtuda selline olukord, et kus need tööülesanded lähevad omavahel vastuollu. Ehk kasutajaettevõte palub teha ühte, rendiettevõte hoopis midagi muud. Et siis sellisel juhul peab töötaja lähtuma ikkagi oma tööandja ehk siis rendiettevõtte korraldusest. Siin on muidugi üks erand, et kui on tegemist mingisugusegi ohtliku olukorraga töökeskkonnas, et siis peab igal juhul järgima kasutajaettevõtte korraldust. Et see töötervishoid ja tööohutus tuleb tagada kasutajaettevõtte. Nüüd vaatame nüüd neid ettevõtteid, kes tegelevad renditööjõu vahendamisega. Siin tööturuteenuste ja toetuste seadus paneb paika kaks sellist tähtsat aluspõhimõtet. Et kõigepealt, kui ettevõte tahab hakata tegelema tööjõu rentimisega, ta peab ennast registreerima majandustegevuse registris. Ehk siis tegema selle majandustegevusteate. Kui nüüd hakkab ettevõtte rentima töötajaid ilma selle registreeringuta, on see ebaseaduslik tegevus ja järelevalvet selle üle teeb Tööinspektsioon. Nüüd, mis see järelevalve kaasa võib tuua, et tegevusloata tegutsemine, rahatrahv, kuni 300 trahviühik on meil 4 eurot ehk 1200 eurot ja ei pääse siis ka see juriidiline isik, kellele võib siis rakendada siis nii-öelda sanktsiooni siis kuni 32 000 eurot. Kui on tegemist sellise olukorraga, kus tööandja põhitegevuseks ei ole tööjõu rentimine, võtame näiteks hooldekodu ja tekib mõnel teisel ettevõttel, ütleme lähedal asuval hooldekodul personalipuudus ja üks hooldekodu saadab ühe oma töötaja teise hooldekodusse, et antakse nii-öelda siis rendile. Et see on selline ajutine tegevus, see töötaja tuleb tagasi, ta töötab ikkagi selle tööandja juures edasi. Et see ei ole siis selline renditöö, mis eeldaks registreerimist majandustegevuse registris. Ehk see rentimine peabki olema siis nii-öelda põhieesmärk nende töötajate rentimine. Et kui ta on ajutine, korraks oma töötaja saadetakse mõnda teise ettevõttesse, siis see ei eelda registreeringut. Nüüd teine põhimõte, mis siis tööturuteenuste ja toetuste seadusest tuleneb, on see, et renditöötaja käest ei tohi nõuda tasu. Ei tohi nõuda tasu selle eest, et ta kuhugi kasutajaettevõttesse saadetakse, et temaga tööleping sõlmitakse või siis näiteks, et talle seda tööd võimaldatakse. Et selline tasu nõudmine ei ole lubatud. Nagu räägitud sai, siis lisaks töölepingule on nüüd kolmepoolsest suhtest ka võlaõiguslik leping, mis on siis rendiettevõtte ja kasutajaettevõtte vahel. No, üldiselt on selline lepinguvabadus, et kokku saab leppida igasugustes asjades, aga siin selle slaidi peal on nüüd välja toodud mõned sellised punktid, millele võiks tähelepanu pöörata. Et nii rendiettevõtja kui ka kasutajaettevõtja, et nad jagaksid omavahel ära, et kes mida teeb ja ei tekiks hiljem sellist vaidlust. Nüüd rendiettevõtja, tema peab ikkagi tagama selle, et töötajate kvalifikatsioon
vastaks sellele, et nad saavad seda tööd tegema minna, et peab kindlaks siis tegema, et millised need oskused on, et milliseid töid nad teha oskavad, et üldse neid pakkuda sinna kasutaja ettevõttele. Nüüd kohustused, mis rendiettevõtjal on töötasu maksmine, maksude arvestamine, tasumine, puhkuse võimaldamine. Puhkuste ajakava siis koostab rendiettevõte. Et siin võiks selle punkti osas ka siis kasutaja ettevõttega täpselt kokku leppida, et kuidas see puhkuste ajakava koostatakse, et kui on näiteks väga spetsiifiline renditöötaja, kelle asendamine nõuab uue töötaja siis väljaõpetamist, et siis see oleks tagatud. Mitte töötaja läheb puhkusele, siis läheb kasutaja ettevõttest ära, saadetakse teine töötaja, kes ei pruugi enam siis tööga hakkama saada, et ta oleks siis ennem näiteks välja õpetatud või juhendatud, kuidas seda teha. Siis tööaja arvestuse pidamine, et see on ka alati tööandja kohustuseks. Aga ütleme, et sageli on ikkagi niimoodi, et see renditöötaja, ta läheb kasutaja ettevõttesse ja rendiettevõtja tegelikult seda renditöötajat ei näe. Et sisse lepitakse kokku, et see kasutaja ettevõtte ikkagi näiteks paneb kirja, et mis on näiteks kuskil tehastes, et kasutatakse seda elektroonilist tööaja arvestust, et piiksutatakse kiip läbi, et siis see tööaja arvestus tuleb kasutaja ettevõtte käest siis rendiettevõtjale, et rendiettevõte seda nõuda saaks kasutaja ettevõtte käest, et siis selle peaks siis eelnevalt kokku leppima. Et muidu võib rendiettevõtte hätta jääda, et kui töötaja küsib, et kui palju ma näiteks töötasin siin eelmisel kuul, mitu tundi, et siis rendiettevõte ei ole oma kohustust täitnud, ta ei ole tööaja arvestust pidanud. Nüüd kasutaja ettevõtte seisukohast on oluline kokku leppida seda, et kas ta võib siis seda renditöötajat ka edasi rentida, ehk siis nii-öelda kolmandate isikute kasutusse teda saata. Siis kohustuseks on korraldada renditöötaja tööohutus- ja töötervishoiualane juhendamine. Ja kohustus on tagada ka siis ohutud töötingimused ja anda siis tööks vajalikud isikukaitsevahendid. Nendest tööohutusest ja töötervishoiust, et siis räägib täpsemalt Piret. Et mul on siin nüüd mõned slaidid on tulemas, aga need vaatame kiirelt üle ja Piret siis räägib täpsemalt nüüd seda poolt. Nüüd töölepingu seadus seab täpselt tingimused, mis siis töölepingus peavad kirjas olema. Ma tõin välja sellest töölepingu seaduse paragrahvist 5, kus on need töölepingu kohustuslikud tingimused, mõned sellised punktid, et millele võiks nüüd tähelepanu pöörata. Mis on just olulised selle renditöötaja töölepingus. Kõigepealt tööülesannete kirjeldus, et kui renditöötajad saadetakse erinevatesse kasutaja ettevõtetesse, siis see töö võib erineda. See tähendab seda, et ütleme, et ehitustööline, ta võib seal teha torutöid, ta võib seal müüri laduda, ta võib seal katust ehitada, et kui lepitakse kokku töölepingus, et tasub tegema torutöid, siis see töötaja võib keelduda teisest kasutaja ettevõttes näiteks katusetööde tegemisest. Ehk peaks olema võimalik näha, et milliseid töid see renditöötaja tegema hakkab, et mis on tal oskused ja need tööülesanded sinna kirja panna, et ta ei pruugi neid kohe täitma hakata ühe kasutaja ettevõtte juures, aga see võib vajalikuks osutuda, kui ta saadetakse mõnda teise kasutaja ettevõttesse. Töölepinguga on nüüd selline lugu, et tegemist on poolte kokkuleppega ja seda saab muuta ka ainult poolte kokkuleppel. Ehk kui tööülesanded ühe kasutaja ettevõtte juures on siis teistsugused, ütleme, et siis järgmise kasutaja ettevõttest ja töötaja ei ole nõus töölepingus tööülesannete osa siis muutma, sinna midagi lisama, siis rendiettevõttel ei olegi midagi teha, ta peab edasi otsima siis neid samu tööülesandeid sisaldavat tööd. Ja teisest küljest ka töötajal
et kui ta on mingi spetsiifilise valdkonna asjatundja, siis ta võiks ikkagi töötaja vaadata, et see tööülesannete kirjeldus ei oleks väga laialivalguv. Et siis saab jällegi rendiettevõtte saata ta sellist tööd tegema, mis talle võib-olla ei sobigi ja tal ei ole õigust selle töö tegemisest keelduda. Et tööülesanded jah, saab siis kokku leppida töölepingu siis või mõnes töölepingu lisas, näiteks ametijuhendis. Teiseks tööaega. Samamoodi erinevates kasutajaettevõtetes võib tööaeg olla erinev. On selline tavapärane töö kella 8-st kella 5-ni, aga võib olla mõnes tehases näiteks, kus on 3 vahetuses töö. Et samamoodi, kui on töölepingus kokku lepitud näiteks töö tegemise aeg kella 8-st hommikul kella 5-ni õhtul, siis peabki tööandja otsima sellise kasutajaettevõtte, kus siis see tööaeg vastab töölepingus kokku lepitule. Ja samamoodi, et kui on näha, et töötaja töötabki kusagil sellises sektoris, kus on vaja ka vahetustega tööd teha, kus on näiteks öötöö, et siis selle peaks töölepingus kokku leppima. Ja samamoodi, kui seda ei lepita kokku ja soovitakse hiljem muuta, siis seda saab teha ainult poolte kokkuleppel. Järgmisena töö tegemise koht. Et üldjuhul lepitakse töö tegemise koht, töölepingus kokku suhteliselt täpselt, et kui on mingi kontor või mingi tehas, pannakse selle kontori või tehase aadress ja see ongi siis see kokku lepitud töö tegemise koht. Kui nüüd kokku ei lepita töö tegemise kohta, siis eeldatakse, et on kokku lepitud siis kohaliku omavalitsuse üksuse täpsusega. Kui nüüd võetakse tööle renditöötaja, kes saadetakse kindlasti ettevõttesse ja töölepingusse pannaksegi siis kirja see konkreetse kasutajaettevõtte aadress, siis selle muutmine on hiljem ka ainult poolte kokkulepe. Eelmisel nädalal oli üks kõne, kus üks hooldekodutöötaja helistas, ütles, et ta on 1,5 aastat töötanud hooldekodus ja nüüd rendiettevõte tahab teda saata teise hooldekodusse, mis siis asub 20 kilomeetri kaugusel ja sellel renditöötajal tal ei olnud ka juhilube, tal ei olnud isiklikku autot, sõiduvõimalust, et mis siis teha saab, et õnneks me jõudsime siis sinna, et tema puhul õnneks, et tal oligi töölepingus kokku lepitud, täpselt oli asukohaks oli linn, et kus kohas siis ta tööd teeb ja see teine hooldekodu asus siis linnast väljas. Ehk tal on õigus siis keelduda selle renditöötajal sellest pakkumisest minna sinna teise hooldekodusse. Mis endaga kaasa toob, on siis see, et kui tööandjal ehk siis rendiettevõttel ei ole tööd anda, et siis tal on õigus töötaja koondada. Vastupidisel juhul, et kui olekski näiteks ta mingisugune maakonna täpsusega see töö tegemise koht kokku lepitud, ei oleks töötajal alust olnud siis töö tegemisest keelduda teises asukohas ja kui talle see ei sobi, oleks ta pidanud siis ise selle töölepingu lõpetama, esitama ülesütlemisavalduse. Nüüd järgmine tingimus, mis töölepingus on ja sellist võib-olla natukene ülevaatamist vajab, on töölepingu tähtajalisus. Töölepingu tähtajalisus saab tulla ainult töö iseloomust. Et näiteks kui on välisriigi töötaja, kellel on elamisluba antud 9 aastaks, siis ei tohi temaga töölepingut teha 9 aastaks ainult sellepärast, et tal saab elamisluba läbi. Et kui on näha, et tööd on pikemalt, tuleb ikkagi teha temaga tähtajatu tööleping. Kui elamisluba lõpeb, seda ei pikendata, siis on tööandjal õigus tööleping lõpetada. Töölepingu seaduse paragrahv 88 lõige 1.2 alusel, et töötaja on sobimatu selle töö tegemiseks või siis töötaja esitab ise ülesütlemisavalduse korraliselt 6 aega enne siis elamisloa lõppemist ja lõpeb see tööleping ära. Igatahes siis jah, tähtajaline tööleping saab olla ainult siis, kui see tuleb töö iseloomust. Ja nüüd
renditöö puhul võib see ajutine iseloom tulla ka kasutaja ettevõttest. Ehk kui kasutaja ettevõte vajab mingiks perioodiks siis renditöötajat, näiteks mingisugunegi hooajatöö siis. Või mõni ehitusobjekt näiteks, millel on tähtaeg, et on teada, et on vaja rohkem töötajaid mingiks perioodiks, et ehitusega siis valmis saada. Nüüd tähtajalise töölepingu võib sõlmida kuni 5 aastaks ja muidu on selline põhimõte või selline säte, et kui töötaja jätkab töö tegemist peale tähtaja möödumist, loetakse leping tähtajatuks. Et renditöö puhul võib see olla selline, ütleme, et kogemata juhtunud olukord ka, et kus ei pane töötaja tähele, et rendilepingu tähtaeg saabub, ei pane rendiettevõtte tähele, et tähtaeg saabub, töötaja jätkab käimist selle kasutaja ettevõtte juures, kuna seal on vaja ikkagi täiendavat tööjõudu. Ja siis loetaksegi, et siis leping, mis on siis sõlmitud rendiettevõttega, muutub tähtajatuks, mitte et see töötaja oleks kui kasutaja ettevõtte töötaja. Tavaline põhimõte töölepingu seaduses on see, et kui töötaja asub tööd tegema, siis loetakse, et töösuhe on sõlmitud, aga siin antud juhul on siis tegemist lepingu järgse töö edasi tegemisega. Ja tähtajaliste lepingute puhul, mis nüüd kõige rohkem sellist piirangut paneb, on just nende lepingute pikendamine või järjest sõlmimine. Et kui on ehitusobjekt, mille tähtaeg liigub edasi, siis lepingut saab pikendada ja kui juba teist korda pikendada, siis see muutub tähtajatuks. Et siin tuleb nüüd seda siis tähele panna. Ja renditöö puhul on nüüd just see, et seda piirangut vaadatakse iga kasutaja ettevõtte kohta eraldi. Et siin ongi just oluline, et on just kasutaja ettevõte, et mõnel kasutaja ettevõttel, kui me võtame näiteks mõne suure kaubandusketi, kellel on erinevatest kaubanduskeskustest poed, et võib töötada näiteks seal Lõunakeskuse poes, siis läheb Edeni poodi, aga tegemist on ikkagi ühe kasutaja ettevõttega ja kui seal lepinguid pikendatakse, siis selle töötajaga, siis ta võib ikkagi muutuda tähtajatuks, aga kui ta on näiteks seal Lõunakeskuse ühe kasutaja ettevõtte juures, läheb sealt teise kasutaja ettevõtte juurde, et siis vaadatakse neid eraldi, siis see tööleping ei muutu tähtajatuks. Nüüd veel teavitamiskohustusest edasi. Et paragrahv 5 töölepingu seaduses ta pani paika sellised üldised need tingimused ja paragrahv 6 siis sätestab eritingimused, et milles siis tuleb töötajat teavitada. Üheks selliseks eritingimuseks on, et tuleb siis töötajat teavitada, et tööülesanded täidetakse renditööna kasutaja ettevõttes. Kui nüüd sellist teavitust ei ole, siis eeldatakse, et kokkulepet ei ole sõlmitud. Ja siis seda töötajat nii-öelda renditöötajana kasutaja ettevõtte juurde saata ei saa. Nüüd paragrahvist 28 tuleb veel üks teavitamiskohustus, ehk siis rendiettevõte on renditöötajad kohustatud teavitama vabadest töökohtadest, mis sellele töötajale võivad sobida, mis on olemas seal kasutaja ettevõttes, et kus tal oleks võimalik sõlmida tähtajatu tööleping. Kui kasutaja ettevõte ise teavitab renditöötajat, siis tööandja seda tegema ei pea. Mis see mõte on, et eeldatakse, et see renditöösuhe, et see ei ole nii stabiilne, kui on tavaline töölepinguga suhe, et töötajal oleks võimalik asuda tööle töölepinguga ja saada siis selline stabiilsem töö tegemise võimalus. Nüüd töötajate usaldusisiku seadus annab samamoodi ühe teavitamiskohustuse
Nimelt siis juhul, kui toimuvad muudatused struktuuris, mis puudutavad ka renditöötajaid, tuleb teavitada usaldusisikut. Et usaldusisikul on õigus siis saada infot selle kohta, et kui palju renditöötajaid töötab, kui midagi muuta tahetakse, et kui palju siis see arv siis väheneb või kui palju ta suureneb ja kuidas see mõjutab siis ka näiteks neid töölepinguga töötavaid töötajaid. Nüüd see teavitamiskohustus, et üldine teavitamiskohustus tekib, kui on vähemalt 30 töötajat tööandjal. Ja see töötajate arv määratakse kindlaks majandusaasta aruande kinnitamise seisuga. Seda ei võeta mitte, et mitu töötajat just sellel hetkel on, vaid vaadatakse 6-kuulist perioodi, mis siis eelneb majandusaasta kinnitamisele. Ja kui see keskmine arv on üle 30, siis tekib teavitamiskohustus. Ja teavitamiskohustus, nüüd teine võimalus on, et kuidas ta tekkida saab, ongi siis, kui on sellised muudatused näiteks struktuuris ja töötajate koosseisus, et siis peab samamoodi tööandja vaatama, et milline oli nüüd 6 kuu keskmine töötajate arv, mis siis eelneb sellele struktuuri muudatusele näiteks. Ja kui ta oli üle 30, siis tekib see teavitamiskohustus. Võrdse kohtlemise seadus nüüd renditöötajate osas ei luba siis kohaldada ebasoodsamaid tingimusi. Need ongi, mis puudutavad siis töötervishoidu, tööohutust, tööaega, töötingimusi ja see nüüd võrreldakse siis selle kasutajaettevõtte töötajatega. Kui näiteks kasutajaettevõtte töötajad saavad teha seal lõuna, seal vahemikud kella 1-st kella 2-ni, et siis renditöötajatel on see võimaldatud näiteks kella 4-st kella 5-ni, et see peaks olema võrdsetel alustel, et samamoodi on võimalik, kui töölepinguga töötajatele tagatakse toitlustamine või tagatakse seal mingisugunegi transport tööle ja kodu, et siis peab see olema ka renditöötajate puhul, et tuleb kohelda võrdselt. Ja võrreldavates ongi need töötajad, kes siis teevad võrdväärset tööd. Et kui ei ole seda võrdväärset tööd tegevat töötajat, et siis järgmine koht, kus vaadata, millised need tingimused on kollektiivlepingust. Et kui kollektiivlepingut ka ei ole, et siis tuleb vaadata samas piirkonnas võrdväärset tööd tegev töötaja. Näiteks võtame näiteks arst, renditakse kuhugi ja ta on selles asutuses, ongi ainukene arst, et teda kellegagi võrrelda ei ole, et siis see võrdlusalus on siis näiteks kõrvalhaiglas asuvad arstid, kui ei ole kollektiivlepinguga mingisuguseid tööpuhkeaegu, töötasusid nii-öelda kokku lepitud. Renditöötaja, nagu enne räägitud, peab saama infot sellest, kui kasutajaettevõttel tekib mingi töökoht, et mida ta on võimeline täitma. Näiteks kui ta töötas seal renditöötajana, oli veebilehe haldaja, kasutajaettevõte lõi samasuguse koha töölepingulise töötaja jaoks, peab seda töötajat informeerima sellest. Nüüd sellised kokkulepped, mis takistavad selle renditöötaja tööle minemist kasutajaettevõttesse, on tühised. Näiteks võib olla selline kokkulepe, et renditöötajal keelatakse ära kasutajaettevõttelt vabade töökohtade osas info küsimine või tuleb maksta mingisugunegi leppetrahv renditöötajal, kui ta läheb tööle kasutajaettevõttesse. Et üldiselt töölepingu seadus reguleerib töölepingut, aga nüüd see paragrahv 6', et ta omab mõju ka nüüd sellele lepingule, mida siis kasutajaettevõtte ja rendiettevõtte omavahel sõlmivad. Et ka seal lepingus, võlaõiguslikus lepingus, siis kui on näiteks kokku lepitud leppetrahv kasutajaettevõttele, kui ta võtab tööle renditöötaja, on tühine. Ja selliseid leppetrahve siis ei saa rakendada.
Nüüd ütleme, et siis sellised mõistlikud kulutused, mida näiteks rendiettevõte teeb, kui ta võtab selle renditöötaja tööle, ta koolitab teda, ei, praegu ei saa suitsuandurit testida. Jah. Et kui ta võtab renditöötaja tööle ja koolitab teda, teeb sellega mingid kulutused, et siis seda nüüd võib küll kokku leppida, et siis see kasutajaettevõte, et ta näiteks hüvitab need kulud. Või samamoodi ka konkurentsipiirangu kokkulepe, et kui on mingisugunegi eriline huvi siis rendiagentuuril, et siis ta võib konkurentsipiirangu kokkuleppe sõlmida ja sellega siis välistada selle renditöötaja töötamise siis konkurentide juures. Nüüd natukene sai räägitud korraldustest, et tuleb siis täita nii kasutajaettevõtte kui ka siis tööandja korraldusi ja vastuolu korral siis ongi, et nii-öelda kohustuslikud on tööandja korraldused. Need kasutajaettevõtte korraldused muidugi ei saa olla mida iganes, et täpselt samamoodi need peavad siis vastama töölepingule ja renditöötajal on siis ikkagi võimalik keelduda nendest tööülesannetest, mis ei ole töölepingus kokku lepitud. Tööandja kohustused renditöö puhul, need on need peamised kohustused on anda siis seda kokkulepitud tööd, kokkulepitud koormusel, töötasu maksmine, kontrollima siis töökohustuste täitmist, pidama tööaja arvestust ja andma puhkust. Nüüd siin on üks oluline aspekt, et see töösuhte ülesütlemise õigus on ainult tööandjal, et kasutajaettevõte ei saa esitada ülesütlemise avaldust, ei saa kuidagi algatada seda töölepingu lõpetamist, et kasutajaettevõte saab siis pöörduda rendileandja poole ja juhtida tähelepanu, et kui see renditöötaja ei sobi, et siis see rendiettevõte saab siis selle töötaja siis kas kuhugi mujale saata või siis vaadata, et mis seal siis oli vajaka, et kas vajab see renditöötaja väljaõpet, juhendamist või ta ei saagi siis selle tööga hakkama, et mida ta peaks seal tegema. Et siis sellisel juhul võib siis rendileandja selle töösuhte lõpetada, aga ta peab siis ülesütlemisavaldusest põhjendama, et miks ta selle töösuhte lõpetab ja selle sisendi siis ta saab kasutajaettevõtte käest, et kui ta erakorraliselt üles ütleb, siis seda peab põhjendama ja kõik need siis asjaolud saab siis nii-öelda kasutajaettevõtte käest. Nüüd töötervishoiu ja tööohutuse seadusest räägib täpsemalt Piret ja jõuame siis selle osa juurde, mis puudutab nüüd natukene sellist laiemat pilti, et kui on tegemist välismaiste renditöötajatega, et on selline seadus nagu Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus. Ja see seadus siis peaks tagama teenuste osutamise Euroopa Liidu liikmesriigist, Islandist, Norrast, Liechtensteinist ja Šveitsist lähetatud töötajate õiguste kaitse kohta. Ja paragrahv 2 lõige 1.3 ütleb, et seda seadust kohaldatakse, kui tööandjaks on rendiettevõte. Ja mis selle seaduse mõte on, et lähetatud töötaja tööandja peab siis tagama, et sihtkohariigis rakenduksid teatud tingimused. Ehk kui töötaja lähetatakse Eestisse, siis peab talle olema siis Eesti seadusandluse järgi tagatud seal maksimaalne tööaeg, minimaalne puhkeaeg, minimaalne põhipuhkus, töötasu, sealhulgas ka ületunnitöötasu või öötöötasu ja riigipühadel töötamise tasu, siis renditöö tingimused, töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, võrdne kohtlemine meeste ja naiste osas ja ka lähetuste puhul siis toetused ja kulude hüvitamine. Kui me vaatame näiteks sellist olukorda, kus Norra rendiettevõte
rendib Norrast töötaja, no võtame näiteks Oslost, rendib töötaja, saadab ta Eestisse, kasutaja ettevõttesse mingit seadet kokku panema, nüüd see seade pannakse kokku ja see seade saadetakse siis Norra, ütleme sinna samma Oslosse tagasi mõnele kliendile ja kui see renditud töötaja nüüd sõidab siis Eestist koos selle seadmega Norra, et seda üle anda, sealt tööle seadistada, siis on tegemist lähetusega, mis algab Eestist kasutaja ettevõtte juurest, et kuigi see töötaja sõidab nii-öelda siis kodu, et tema tööandja on Norra, aga tegemist on ikkagi siis lähetusega ja see töötaja peab siis saama neid lähetusega seotud kulusid, mis siis on Eesti seadusandluses lähetuse korral ette nähtud. Ehk siis Norrast lähetatud töötaja selle näite puhul, et siis ta saadeti Norra töölähetusse. Nüüd, kui see paragrahv 2.1.3 paneb sellise üldise põhimõtte, et seda seadust kohaldatakse siis, kui tööandjaks on rendiettevõte, siis sama paragrahvi lõige 1 natukene täpsustab seda, et millised need juhud veel on. Kõigepealt töötamine lepingu alusel, mis on sõlmitud kasutaja ettevõtja ja Eestis tegutseva tellija vahel. Et sellest aru saada, et proovib läbi väikese näite. Näiteks on Leedu rendiettevõte, võtab tööle töötaja, rendib siis selle Läti palkmaja tootjale, kes siis saadab selle renditöötaja näiteks maja püstitama Eestisse. Et see rendiettevõte on Leedus, kasutajaettevõte Lätis, tellija on Eestis. Ehk siis rendi ja kasutajaettevõte ei asu Eestis. Aga tellija on siin, et siis sellisel juhul kohaldub lähetatud töötajate töötingimuste seadus. Teiseks siis töötamine kasutajaettevõtja filiaalis või kasutajaettevõtjaga samasse kontserni kuuluvas äriühingus. Siin ka võtame läbi näite, et usun, et enamus teab, et Riias on selline söögikoht nagu Liido. Ja Liido on ka tütarettevõttena Tallinnas olemas. Et kui Läti Liido rendib endale kokka, ütleme, et on niisugune hea kokk, teeb väga hea menüü ja see kokk siis saadetakse Tallinna Liidosse ja tütarettevõttesse. Et siis samamoodi kohaldub Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus. Ja nüüd kolmandaks, et kasutajaettevõte on ajutist tööjõudu vahendav juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja ehk siis sisuliselt rendiettevõte. Et jääme selle Läti juurde siis, et kui on Läti rendileandja, saadab siis töötaja, rendib töötaja Eesti rendileandjale, et siis ka kohaldub lähetatud töötajate töötingimuste seadus. Nüüd, mida see siis kaasa toob? Olid need punktid, mis said ette loetletud, et mida siis peab tagama. Ja siin just üks oluline aspekt on see, et lähetatud töötajale kohaldatakse töötervishoiu ja tööohutuse seadust. Ja seda tehakse ka juhul, et kui see on vähem soodne, kui selle riigi vastavad seadused, kus ta lähetatakse. Kui me võtame näiteks töötajate tervisekontroll, Eestis tuleb teha see 4 kuu jooksul, kui ta tuleb riigist, kus tuleb see teha 6 aja jooksul, siis töötajal ei teki 6 ajal töötamise järel nõudeõigust, et teda saadetakse siis töötervishoiu arsti juurde, kuna Eestis on see periood 4 kuud. Ja see Eestis lähetatud töötajate töötingimuste seadus seab ka sellise eelduse, et kui ei ole kokku lepitud, et kes vastutab töötervishoiu ja tööohutuse seaduse täitmise eest, siis vastutab isik, kelle juures lähetatud töötaja Eestis töötab. Nüüd, kui natukene sai räägitud juba nendest lähetustest, et seaduses tuleb ka selline põhimõte, et kui see renditöötaja siis lähetatakse, et nagu see näide, mis ma just ennist tegin, oli see, et Norrast on renditöötaja ja ta siis lähetatakse Eestist, saadetakse töölähetusse Norra tagasi, et siis lähetajaks on tegelikult Norra rendiettevõte. Ja seetõttu siis peab see Eesti kasutajaettevõte sellest teatama mõistliku aja ette siis Norra rendiettevõttele.
Et selle sätte mõte on ka siis see, et kes siis kannab need kulud või õigemini kelle vastu siis töötaja saab esitada nõude, kui tal jäävad näiteks lähetusega saamata mingisugused kulud või hüvitised. Milline see mõistlik aeg on, et see sõltub, aga ta peab olema põhimõtteliselt niimoodi, et see rendileandja siis saaks otsustada, et kas siis see töötaja läheb lähetusse või ta ei lähe või mis tingimustel. Ja nüüd kokkuvõtvalt siis, et renditöötaja lähetatud töötajana. Et põhimõtteliselt ongi olukord, näiteks Leedu töötaja, Lätis rendiagentuur ja Eestis on kasutajaettevõte. Et Eesti ja Läti ettevõtete vahel on siis teenuse osutamise leping, et see on siis see võlaõiguslik leping, tööleping on siis Leedu töötaja ja Läti rendiettevõtte vahel. Ja sõltumata sellest, et milline õigus siis lepikule kohaldub, tuleb siis tagada need Eestis kehtestatud töötingimused, mis on selles Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadusest tulenevad. Nüüd töökeskkond, tööohutus, see jääb Eesti ettevõttele kontrollida ja tagada. Töötasu väljamakse tegija, see võib olla nii Läti kui ka Eesti ettevõte. Kui nüüd töötasu jääb saamata, et siis peab pöörduma töötaja oma tööandja poole, ehk kes siis on Läti ettevõte. Nüüd üks selline erisus või ütleme säte on ehitustööde alltöövõtu puhul. Et kui töötasu jääb saamata, tööandjalt ei ole võimalik siis seda sisse nõuda, võib töötaja oma nõude esitada ka siis seda teenust tellinud isiku vastu. Ehk siis sellelt Eesti kasutajaettevõttelt selle töötasu sisse nõuda. Siin on mõned piirangud, üks on see, et on piiratud selle töötasu alammääraga ja nõudest vabastab siis korraliku ettevõtja hoolsus. Et need ehitused, see ongi see hoonete ehitamine, remontimine, hooldamine, et kõik selle ehitustöödega seonduv. Ja mis see korraliku ettevõtja hoolsus on, et see on käitumine siis kasutajaettevõtte poolt, kus ta siis kontrollib selle rendiettevõtte tausta ja peab seda usaldusväärseks. Ehk siis vaatab, et tal ei ole maksehäireid ja töötajate pealt on maksud makstud. Ehk soovitus siis on, et need mingisugused maksuameti väljavõtted ära salvestada, et saaks tõendada vajaduse korral, et on järgitud korraliku ettevõtja hoolsust. Nüüd, kui on tegemist Eestisse lähetatud töötajaga, siis ta tuleb registreerida Tööinspektsioonis. Ja seda tuleb teha siis enne tööle asumist ja saab teha läbi iseteeninduse, et kus on võimalik neid teateid esitada. Siin samamoodi, nagu me rääkisime, et MTR-is olid teatavad trahvid, et kui seda ei tee, et täpselt samamoodi on ka nüüd siin, et kui lähetatud töötajat Tööinspektsioonist kirja ei pane, on see samasugune rahaline trahv kuni 32 000 eurot juriidilisele isikule. Ja siinkohal väikse kõrvalepõikena, et Tööinspektsioon paneb endale igaks aastaks paika sihtkontrollid ja kokku lepitud ka sihtkontrollid järgmiseks aastaks ja üheks sihtkontrolli valdkonnaks nüüd järgmisel aastal on rendiettevõtted. Ehk siis vaadataksegi, et kuidas renditöötajad on tööle vormistatud, kas kõik need nõuded, millest siin räägitud sai, on tagatud ja vaadatakse siis rendiettevõtteid ja siis seda, et kui nad kuhugi saadetakse tööd tegema, siis kas näiteks hooajatöid tegema või ehitusse. Et jah, väike soovitus, et siis kui tegelete töötajate rendiga, et siis vaadake see aasta veel üle, et kõik on korrektne. Nüüd korraks veel ka selline olukord, et kui näiteks tuleb renditöötaja mõnest välismaisest rendiettevõttest, aga see töötaja on pärit kolmandast riigist. Näiteks on Ukraina töötaja, kes töötab, kellel on tööleping siis Poola rendiettevõttega.
ja Poola rendiettevõte saadab siis Ukraina töötaja Eestisse. Et siin nüüd lisaks sellele, et tuleb informeerida Tööinspektsiooni, tuleb registreerida ka lühiajaline töötamine. See on siis Politsei- ja Piirivalveametis. Ja lühiajalist töötamist saab siis registreerida kuni 365 päevaks 455 päevase perioodi jooksul. Kui on tegemist hooajatöödega, siis 270 päeva aasta jooksul. Kui nüüd on pikem periood, et siis võib taotleda ka Eestist siis tähtajalist elamisluba. Et igal juhul, et kui on tegemist nüüd kolmandate riikide töötajatega, see on nüüd igal juhul, et kas siis võetakse otse tööle või kui võetakse rendiettevõttest või kui võetakse tööle, et teda renditöötajana kasutajaettevõttesse saada, siis on soovitus, et pöörduda Politsei- ja Piirivalveameti migratsiooninõustajate poole ja täpselt siis küsida, et millised need nõuded on ja millised need sammud on, et selle töötaja töö tegemine siis vastaks kõikidele nõuetele. Nüüd väikse kõrvalepõikena veel, et neid lähetatud töötajaid siin eelmise kuu lõpu seisuga oli 1789. Et see arv on nüüd kasvanud võrreldes eelmise aastaga, see on üle 10%. Ja siin lõpetuseks veel, et selline olukord, kui renditöötaja saadetakse nüüd siit Eestist välismaale, ehk rendiettevõte võtab tööle renditöötaja ja saadab ta näiteks Soome. Et kõige olulisem, millele siin tähelepanu pöörata, on see, et kokku leppida, millist õigust töölepingule kohaldatakse. Et on need imperatiivsed sätted, mis tulevad lähetatud töötajate seadusandlusest, kuid kogu ülejäänud õigus, võtame näiteks, et mitme päeva jooksul ülesütlemisavalduse saamisest võib töötaja selle vaidlustada, et Eestis on ta 30 päeva, et mõnes teises riigis võib see olla mingisugune teistsugune periood. Et kui ettevõte tegutseb enamjaolt ikkagi Eesti õiguses, et siis on mõistlik ikkagi kokku leppida, et töölepingule kohaldatakse Eesti õigust. Aga see nüüd ei tähenda, et neid sihtkohariigi neid imperatiivseid sätteid kohaldama ei pea. Kui nüüd seda kokku ei lepita, et siis kohaldub see õigus, kus töötaja tavapäraselt tööd teeb. Ehk kui see on renditöötaja, ta saadetakse Soome, siis kohaldubki Soome õigus. Et see on tema tavapärane töökoht. Või siis koht, mille kaudu ta tööle võeti, see on siis, kui seda tavapärast töö tegemise kohta ei ole võimalik kindlaks teha. Või siis ka viimasena, et koht, millega tööleping on rohkem seotud, et kui näiteks töötaja töötab Saksamaal pool aega, veerandi Rootsis, veerandi Norras, et siis Saksamaaga on tema tööleping kõige rohkem seotud ja siis peaks kohaldama Saksa õigust. Aga ikkagi peavad jääma need tagatised, mis siis on imperatiivsed. Ja nüüd täiendavat informatsiooni, et soovite lugeda tööeluportaalist või siis tööpäeviti helistada Tööinspektsiooni infotelefonil ja saab meile ka kirjutada. Aitäh! Siis annan Piret sulle sõna. Tervist, mina olen Piret, olen töökeskkonna konsultant ja räägin töötervishoiust ja tööohutusest renditööl. Kas minu slaidide jagamine õnnestus? Ja paistab sinu esislaid. Ja, väga hea. Ja millest peamiselt, mis need jutud ongi sellest, mis on meieni jõudnud siis küsimusi seoses siis renditöötajate töötervishoiu ja tööohutuse teemadega. Õnneks neid väga palju ei ole, aga vahetevahel ikkagi juhtub. Ja kõige põhiline, millest siis tegelikult tuleb lähtuda, on see, et kui tööülesandeid täidetakse renditööna, siis töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise peab tagama kasutajaettevõte. Sarnaselt siis sellele, mida see kasutajaettevõte teeb oma töötajatega.
et tegelikult töötervishoiu ja tööohutuse vaatest ei ole vahet, kas siis tegemist on renditöötajaga või tegemist on siis selle kasutajaettevõtja nii-öelda oma töötajaga. Ja millel siis sellist 4 põhilist teemat, mille osas küsimused tekivad, räägime need lahti. Pange küsimused chati, siis ma pärast vastan, et ma hetkel näen ainult oma ekraani paraku. Tervisekontroll on nüüd see üks nendest, kus on võimalik sõlmida kokkulepe, et selle tervisekontrolli viib läbi rendiettevõte. Et tervisekontroll on täpselt samamoodi töötervishoiu ja tööohutusalane tegevus, mida peab tegema kasutajaettevõte, aga siin on puhtalt kas siis aja kokkuhoiu mõttes kohati lepitud kokku, et selle tervisekontrolli nii-öelda korraldamise võtab endale rendiettevõtja, mis ei ole välistatud. Lihtsalt peab arvestama seda, et sellel kasutajaettevõttel peab siis olema rendiettevõtte töökeskkonna riskianalüüs, kus siis tuleb välja, mis tööd see inimene tegema hakkab, millised on need töökeskkonna ohutegurid, millega ta kokku puutub või mis on see siis töölaad, mis selle renditöötaja tervist võib ohustada, et töötervishoiuarst saaks seda tervisekontrolli teha siis lähtuvalt tervisekontrolli eesmärgist, ehk et siis selgitada välja, kas see konkreetne töö ja see konkreetne töötaja omavahel kokku sobivad. Ja siis see kasutajaettevõtja edastab selle riskianalüüsi töötervishoiuteenuse osutajale, et ta saaks siis selle aluseks võtta. Kasutajaettevõte, isegi kui rendiettevõte korraldab siis seda tervisekontrolli, siis kasutajaettevõte peab olema kursis tervisekontrolli tulemusega, kui töötajale on näiteks seatud piiranguid, kui näiteks ta ei tohi tõsta raskemaid asju kui 6 kilo, siis kasutajaettevõte, kes seda tööd korraldab, peab seda teadma, et tal oleks võimalik siis seda tööd korraldada selliselt, et inimene ei teeks tööd, mis tema tervisliku seisundiga ei sobi. Et igal juhul peab kasutajaettevõtja teadma, mis seal tervisekontrolli otsuses kirjas on. Samamoodi, või tähendab, see ei ole samamoodi, nüüd isikukaitsevahendeid saab väljastada ainult kasutajaettevõtja, ta peab need väljastama ka renditöötajatele. Miks seda ei saa teha rendiettevõtja? Rendiettevõtja ei tea neid töötingimusi, tema ei tea, milliste kaitseomadustega isikukaitsevahendeid tuleb kasutada, milliseid isikukaitsevahendeid üldse tuleb kasutada. Samuti saab ainult kasutajaettevõtte kontrollida seda, et ka renditöötaja neid isikukaitsevahendeid kasutaks, alates siis ohtliku töö algusest, ehk et sellest hetkest, kui neid kasutada on vaja, kasutada siis nii kaua, kuni neid kasutama peab ja lisaks ka siis see, et neid kasutatakse õigesti, et seda kohustust üle anda ei saa, sest see lihtsalt ei ole ka füüsiliselt võimalik, et rendiettevõtja seda siis kontrollimas käiks, kas näiteks Jüril on kiiver peas ja kõrvaklapid kõrvas või tal neid siis mitte ei ole. Juhendamise ja väljaõppe korraldamine on üks, mille osas on küsimusi ja küsimused siis peamiselt selles, et kas on võimalik niimoodi kokku leppida, et kasutajaettevõte rendiettevõte viib töötajale juhendamise läbi ja siis kasutajaettevõttesse läheb juba nii-öelda juhendatud töötaja. Ei, seda ei saa teha, seda ei saa juba puhtalt teha sellepärast, et juhendamise eesmärk on mis? Juhendamise eesmärk on anda töötajale teadmised, kuidas oma tööd ohutult teha. Mis tähendab seda, et juhendamise aluseks ideaalis on selline hea ohutusjuhend, kus on selgelt üheselt mõistetavalt kirjas, mida töötaja tegema peab ja ka see, mida tema mitte teha ei tohi. Üldiselt on kohati selles osas ikkagi esineb probleeme, et need ohutusjuhendid on pikad, kohati lohisevad, võib-olla raskesti mõistetavad, et see rendiettevõtte töötaja kindlasti ei oska vastata
selle renditöötaja küsimustele, siis mida juhendis selle või teise või kolmandaga on mõeldud või kuidas juhendis olevat infot siis praktikasse rakendada. Et tegelikult seda saab teha ikkagi ainult ja ainult kasutaja ettevõte, kes siis teab täpselt, mis seal juhendis kirjas on, miks need asjad juhendis kirjas on, mida juhendamise käigus rõhutada. Ja väljaõpe on kindlasti see, mida ei saagi keegi teine juba sellepärast teha, et väljaõpe on nii-öelda füüsiline töö kohal, kuidas töötaja konkreetselt seda tööd tegema peab. Ja nii see juhendamine kui väljaõpe tuleb registreerida täpselt samamoodi nagu oma töötajate puhul, renditöötaja puhul samamoodi, ta kinnitab, et ta on juhendamise läbinud, milliste konkreetsete juhendite alusel ja väljaõpe, kui siis kaua, kes teda välja õpetas, mida tegema. Ja teine pool küsimustest, mis siis tekib juhendamisega, on ohutusjuhendamise keel. Et mitmed korrad on meieni jõudnud küsimus stiilis, et meil tuleb homme renditöötaja, ta ei oska eesti keelt, meil on kõik ohutusjuhendid eesti keeles, mis me nüüd teeme? Ja ega selles mõttes sellele head lahendust ei ole, et kas see tuli nüüd nii äkitse välja, et see renditöötaja tuleb, et tegelikkuses on see, et kui see renditöötaja ei saa aru eesti keelest, tööandja, kasutajaettevõte ja see renditöötaja ei suhtle omavahel eesti keeles, siis see, et talle anda kätte see eestikeelne juhend, küsida ta käest allkiri, et ta on sellega tutvunud, ilmselt ta selle allkiri annab, sest töötaja tahab teha, aga sellisest juhendamisest ei ole kasu absoluutselt mitte kõige vähematki, sellepärast et on täiesti selge, et töötaja tegelikult ühestki sõnast aru ei saa. Ja küsitud on ka seda, et kas võib suuliselt tõlkida, ei ole õigusaktides selgesõnaliselt öeldud, et tuleb juhendit tõlkida. Suulise tõlkimisega on see probleem, et tegelikult kui tekib hilisemalt vaidlus, siis jääb sõna vastu, kas mulle seda konkreetset nõuet või keeldu tõlgiti. Võib-olla ta ei mäleta, see renditöötaja, et talle seda öeldi, aga võib-olla see, kes juhendamist läbi viis, unustaski talle selle öelda ja ta tegelikult ka siiralt ei teadnud. Ja seda vaidlust on tegelikult ju võimatu lahendada. Et ikkagi ohutusjuhendid tõlkida ära keelde, milles siis renditöötaja ja kasutajaettevõte omavahel suhtlevad. See võtab ära igasuguse võimaluse hilisemaks vaidluseks, kas töötaja siis sai aru, kas talle seda öeldi või talle seda ei öeldud. Et siin tuleb lähtuda juhendamise eesmärgist, mis on see, et anda töötajale info, kuidas ta saab endale ja teistele ohutul viisil töötada. Ja kui see juhendamine on puudulik, siis paraku töötajal puudub võimalus siis seda tööd ohutult teha ja sellised olukorrad varem või hiljem lõpevad halvasti. Et ikkagi tõlkida need juhendid ära ja viia siis juhendamine ja väljaõppe läbi nii nagu see tavapäraselt toimub ja nii nagu see on mõeldud, et ta toimiks. Nüüd töökeskkonna volinike puhul renditöötajad lähevad arvesse kasutajaettevõttes. Kui on vaja valida töökeskkonna volinikku ja ettevõttes töötab 3 oma töötajat, 8 renditöötajat, siis neid on kokku 11, on vaja valida volinik, valitakse volinik. Kui rendiettevõttes on oma töötajaid 3 ja väljarenditavaid töötajaid 30, siis voliniku valimine ei ole vajalik, sest need 30 töötajat valivad voliniku siis kasutajaettevõttes. Ja ega mis seal ilmselt need 3 + 30 töötajat omavahel kokku ei saa ja kuna nad töötavad ka väga erinevates tingimustes, et siis juba reaalses tegelikkuses see asi nagu see voliniku roll ei ole see, mis ta peaks olema. Ja järgmine selline küsimusi tekitav olukord on tööõnnetuste uurimine. Olen ise saanud paar pahast kõnet kasutajaettevõttelt, kus siis juhtub renditöötajaga tööõnnetus ja siis see kasutajaettevõte
on väga pahane, et miks tema peab seda tööõnnetust uurima ja raporti koostama, tema justkui ei ole ju tööandja. Nagu Kalev ütles, on tegemist kolmepoolse töösuhtega ja nagu mina ütlesin, siis töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid täidab kasutajaettevõte ehk ka tööõnnetuse uurimise ja siis vajaduse korral raporti koostab kasutajaettevõte. Miks jällegi seda kohustust ka ei saa üle anda, on see, et rendiettevõte ei saa ju tulla, seal on oluline võtta seletused nende inimeste käest, kellel on infot selle õnnetuse kohta, kus see kasutajaettevõte teab, kellel seda infot on ja kelle käest seda küsida, vaadata üle see koht, kus õnnetus juhtus, vajadusel vaadata üle töövahend, otsustada, kas see töövahend vastas nõuetele või mitte. Võib-olla õnnetuse juhtumise põhjuseks oli hoopis see, et töötaja kasutusse oli antud töövahend, millel oli näiteks mingi kaitsekate puudu. Ja lõpuks tegelikult oluline on ju tööõnnetuse uurimise üks eesmärkidest on see, et saades aru, mis läks täna valesti, võtta kasutusele meetmed, et homme nii ei juhtuks ja seda kindlasti see rendiettevõte teha ei saa. Et tegelikult tööõnnetust peab uurima ja ka saab uurida ainult kasutajaettevõte, kus see õnnetus siis juhtub ja samamoodi neid meetmeid saab kasutusele võtta ainult kasutajaettevõte, et siis järgmine kord valesti ei lähe. Ja oluline on ka see, et see tööõnnetuse raport, kuna see on kolmepoolne töösuhe, et ka siis rendiettevõte teaks, mis tema töötajaga siis juhtunud on ja kuidas seda siis uuritud on. Aga siis lõpetame tänaseks ja aitäh Kalevile ja Piretile ja aitäh kuulajatele ja küsimusi saab alati esitada meie infokontaktidele, nagu tutvustati ja kohtume juba järgmistel üritustel.